Tere jälle vaatama meie Autoneti proovisõitu. Täna on meil teile näidata Audi esimest hübriidajamiga autot Q5 hübriid. Vaatame kõigepealt ta väliselt üle. Q5 nagu Q5 ikka. Ei ole tehtud isegi mingit facelifti. Samad vinged esituled, mis on ikka Q5-l olnud. Ainuke asi, mis eristab hübriidi tavalisest Q5-st, on see läikiv must iluvõre. Külgvaates leiame siit väikese kirja hübriid ja uutmoodi 19-tollised valuväljed, mis meenutavad elektriturbiini. Tagantvaates samuti eristuv kiri hübriid ja quattro, mis on siis standardis. Avame elektriliselt avaneva luugi. Hoolimata sellest, et põrandaalun on suuri akusid täis, on siin ruumi küllalt ja tagumised istmeseljatoed käivad ka veel alla. Nii, istume sisse, vajutame start-nuppu. Näidikud liigahtasid. See tähendab seda, et auto mootor töötab. Töötab praegu elektrimootor. Siin me näeme, palju akul võimsust on. Ekraanile ilmub kohe pilt, mis näitab meile, kui palju akus voolu on. Ja kui me paneme käigu sisse, läheme vaikselt kohalt ära, ilmuvad ekraanile pildile rataste alla rohelised noolekesed, mis näitavad, et me liigume elektrijõul. Kui akus on liiga vähe võimu, siis rakendub tööle automaatselt fossiilkütusega mootor. Kui me jääme foori taga seisma, siis kui akudes on piisavalt jõudu, vaikselt peatub mootor. Nii et ummikus näiteks seistes meie auto ei tossa. Liitium-ioon akud asuvad taga pakiruumi all. Tänu sellel on muidugi auto tunduvalt raskem. Tühi mass peaaegu 2 tonni. Seda on ka sõidu peal tunda. Selline tunne, nagu sõidaksime uhkes suures raskes limusiinis. Kohalt võttes muidugi rakendub kohe tööle bensiinimootor. Sellist kohalt võttu ma veel saanud ei ole, et ainult elektrimootori jõul. Ikka tuleb bensiinimootor taha. Aga linna vahel liikudes, nii kui natukene jalg pealt ära võtta, gaasipedaali pealt survet vähendada, juba on ekraanilt näha, et me liigume elektrijõul. Kui tõepoolest see ümberlülitus käib väga diskreetselt, väga märkamatult. Kellade skaalal on meil kõik see elektrivärk dubleeritud, mida me saame ekraani pealt vaadata. Kui te olete näiteks pannud ekraanile navigatsioonikaardi, siis saate jälgida kõike siit, kui palju on akus võimsust, kas sõidate ökonoomsuse piiril, kui lasete gaasi pealt jala ära, näete, et toimub laadimine või kas toimub maksimaalne kulutamine, kui gaas põhjas. Mootorikatte all mingeid valikuid ei ole. On ainult üks hübriidajam. Siin on siis meil 4-silindriline 2-liitrine bensiinimootor otse sissepritsega, turbolaaduriga, 211 hobujõudu ja elektrimootor, mis lisab 54 hobujõudu. Koos nad maksimum hetkel annavad kusagil 245 hobujõudu. Selline oli siis Audi Q5 hübriid. Kohal number 1 on siin ikkagi ilmselgelt äratuntavalt Audi ja kohal number 2 hübriid. Selline ta on. Teie liigelge ikka turvaliselt ja kohtume järgmises saates.